Iga päev on pakendeid meie ümber nii palju, et tihti ei pane me neid tähelegi enne, kui neist on saanud kasutu prügi. Tegelikult peaksime aga pakenditest hoolima sama palju kui nende maitsvast sisust, sest iga ostu tehes maksame ju kogu kupatuse eest. Panditaara tuletab meile oma väärtust õnneks ka sildiga meelde. Kas teie, head vaatajad, aga mäletate, kuidas praegune pandipakendisüsteem üldse alguse sai? No siin peab minema tagasi 2004. aastasse arvatavasti, kus tootjad ja kaupmehed ja Keskkonnaministeerium mõtlesid kokku, et kuidagi on vaja need pakendid kokku koguda, mis siis turul pannakse. Ja lõpuks jõuti antud süsteemini ehk siis tagatisrahasüsteemini. Sarnased süsteemid olid kasutusel Põhjamaades, kellelt me siis nagu šnitti võtsime, oli peamiselt ikkagi Rootsi ja Norra. Kuid tegevus, mis meile on juba ammu nii tavaline, pole tegelikult sugugi laialt levinud. Näiteks Euroopaski on vaid 9 riiki, kus joogipakendeid pandi eest kogutakse. Sellest unistavad ja meilt õppimas käivad aga paljud. Lätlased valmistuvad oma taara pandi alla saamiseks 2022. aastal. Ühed kaugemad külalised on meie süsteemi uudistama jõudnud aga isegi Lõuna-Koreast. Tasub teada, et kõigil tiheasustusaladel asuvatel kauplustel, mille pindala on suurem kui 20 ruutmeetrit, on pakendiseaduse järgi kohustus panditaarat vastu võtta või selle kogumine korraldada. Suuremad poeketid on seadust täitmas üpris sarnaselt. Kohale on tellitud taaraautomaadid, üks uhkem kui teine. Kas pandipakendi tagasivõtmine on selline pigem seadusega pantud selline, kuidas öelda siis, ebameeldiv kohustus, mis tuleb ära teha, või on see lausa selline keskkonnateadlik vaade asjade käigule? No siin on mõlemat ikkagi, et ühelt poolt on vaja sellist regulatsiooni, et nii sellisel kujul see toimiks, on ikkagi vaja mõnes mõttes sellist riiklikku või sellist üleüldist korda sellele, et kui üks kauplus hakkaks üksi sellist pandipakendisüsteemi ajama, siis ta oleks võrdlemisi kulukas projekt. Et on vähe riike, kus seda nii hästi tehakse ja kus inimesed tegelikult ise ka tajuvad seda, et saavad juba hinnakomponendis aru, et see pandi hind kuulub siia selle juurde. Tegelikult nad on selle plastiku eest või klaasi eest andnud juba natukene raha, et neil on õigus see raha tagasi saada. Olen nüüd aru saanud, et teie siin konkreetselt selle Selveri, Kadaka Selveri juures on üks väga moodne tagastamispunkt, üks nii-öelda taaraautomaat. Just. Vaatame seda. Ja, vaatame üle. On siin nüüd mõistlik kogus praegu? No, siin on täitsa paras jagu, et peaks nagu väljakutse esitama küll sellele aparaadile. Millisesse me hakkame siia suskima või? Ei, võt see ongi see aparaat, mis on siis see, mis oli kasutusel varem, mis on tõenäoliselt tuttav juba kõikidele taaratagastajatele. Aga see siin on siis see uuem masin, millest on võimalik korraga suur kogus või isegi suur mitmeliitrine prügikott tühjaks valada, et see masin hakkab siis ise neid sorteerima ja loeb siin ekraani peal, kui palju neid pakendeid siin kotis parasjagu. Millest ma peaksin nüüd alustama siis? Me peaksime lihtsalt vaatama seda, et siin kotis ei oleks klaastaarat, sest et siia on peale siis, siin ekraanil on ka öeldud, et klaastaarat siia mitte sisestada, klaastaara tuleks sisestada ühekaupa. Üks tuli tagasi, kuule. Need klaaspudeli saatis tagasi meile. Me ei olnud piisavalt hoolsad seda kotti revideerides, et mis seal sees on. Kas soovite kogu summa annetada? Jaa, kinnitan. Lapsed said 2 eurot ja 50 senti. Ja see siin siis sööb minul selle pudeli nüüd ära. Kinnita annetus. Wow. Ongi läinud minu anumad. Ja olen saanud vastu tšekid. 3 diplomit ka vastu, jah? Jaa. Majanduslikult vähekindlustatud lastele on taaraautomaatide kaudu kultuurielamuste jaoks annetatud 9 aasta jooksul ligi 1 miljon eurot. Nii on taaratagastajate abiga praeguseks kultuuri nautinud juba üle 133 000 lapse. Pudelid on nüüd sinna auku läinud ja me võime päris kindlad olla, et nad jõuavad taas kasutusse. Aga nagu öeldakse, usalda, aga kontrolli. Nii et lähme vaatame, mis seal masina teises otsas sünnib. Mis paganama asi see nüüd on? Ega see, ma hääle järgi otsustades võin öelda, et see ei ole Pärnamäe põleti. Siia siis jõuavad nüüd plastpakendid, alumiiniumpakendid
mis siis pressitakse ära, et need saaks Eesti pandipaketši transportida. Et ma võin siit ühe luugi lahti teha. Siin on tegemist siis alumiiniumpakendite pressiga, mis selle pressib ära selle pakendi selliseks liistakuks, et teda võimalikult palju sinna kotti mahuks, enam uuesti kasutada ei saaks. Siis siit järgmisena tuleb siis see press, mis pressib ära plastpakendid. Ja kuna plastpakendit on meil siin turu peal päris palju, siis Tomrad on sellise lahenduse, kus me pakume kaupmeele võimalust, et neid plastipakendi pressi oleks siin tagaruumis vähemalt 2 näiteks. Ehk siis siin on ka see tehniline nipp, et kui üks saab täis, siis teine hakkab näiteks automaatselt tööle, et siis on jälle kaupluse personalil oluliselt lihtsam teenindada. Ja siit murrame ka selle legendi ära, et kui tarbija tagastab, siis ikkagi kindlasti korgiga. Korke ei pea kuskil automaadi ees ära kruttima. Selle pakendi sorteerimine toimub õhuga, ehk siis kui see pakend siia jõuab, siis automaat on juba pressile andnud käskluse, et see pakend peab sinna sellesse õigesse pressi minema. Ehk siis see kiirus ongi täna siin sellega saavutatud, et on õhuga sorteerimine, et ta käib siin väga selles mõttes kiiresti. Ja kas see pressib ainult ühe artikli korraga või? Ei, ta pressib täpselt nii palju, kui siit parasjagu siit automaatist peale tuleb. Et inimene nii kiiresti automaati täna pakendit anda ei jõua, kui kiiresti ta nagu peale pressib. Aga lõhn ja helid on siiski täpselt sellised, nagu minu lapsepõlves nõukogudeaegses taarapunktis. No me nimetame seda rahalõhnaks. Rahalõhnaks, jah. Siia kogutakse siis kõik klaaspudelid, mis tulevad. Ehk siis täna on siis klaasi nii-öelda 2 sorti. Üks on siis vanakooli õllepudel, mis läheb õlletehasesse tagasi. Ja teine on siis ühekordne klaaspudel, mis siis läheb tagasi pandipakendisse, mis ta siis uuesti loendatakse igaks juhuks ja siis sealt läheb ta juba nii-öelda purustamisele. Kas need näiteks, mis praegu tulevad, need on ühekordsed või mitmekordsed? Siin on selline hästi lihtne loogika, et siia sildi peal on kirjutatud K-täht, siis kordu kasutatav, et igaüks saaks aru. Ja kus seda K-täht ei ole, seda siis nimetatakse ühekordseks klaaspudeliks. Et täna me suudame kokku koguda 9 pakendit 10. 9 pakendit 10 ja see üks jääb siis kuhu? Ja see üks on siis see tulevik, kuhu poole pürgida. Et see ka kätte saada. Täpselt nii. Kuna aastane tagastatud pandipakendite kogus ulatub aga paarisaja miljoni kanti, siis võite vaid ette kujutada, kui suur on varandus, mille oleme unustanud oma pudelite ja purkide eest tagasi nõuda. Nii et sõna otseses mõttes tasub olla veelgi hoolikam.